Egiptuses on leitud uus riikliku julgeolekuoht ja ta elab Ananassis mere all. Käsnakalla teemaline Facebooki grupp on meelitanud ligi 2 miljonit kasutajat, muutes elu bikiinipõhjas satiiriks Egiptuse elu üle. Seal naljatlevad kasutajad tõusvate hindade, eluaseme, liikluse, ahistamise ja majanduslike raskuste üle, kasutades Käsnakalle tegelasi, et arutada teemasid, millest võib olla ohtlik avalikult otse rääkida. Nali muutus kiiresti poliitiliseks. Valitsusmeelsed kommenteerijad süüdistavad nüüd moslemi vennaskonda selles, et nad kasutavad seda gruppi riigi destabiliseerimiseks. Ja nüüd on meiega liitunud Yusuf Sheffers, Kairos baseeruv ajakirjanik. Alustame kohe kõige otsesema küsimusega. Miks leidis Käsnakalle grupp peaaegu 2 miljoni Egiptuse seas nii kiiresti kõlapinda? Miks oli see nii edukas? See oli nii edukas, sest kontseptsioon on üsna lihtne ja edukas. Seetõttu meeldib see paljudele inimestele. Ma mõtlen, et kõik teavad Käsnakallet, nii kogu maailmas kui ka Egiptuses. Käsnakalle on populaarne tegelane. Saad osta Käsnakallega T-särke, see on televisioonis. Inimesed teavad seda multikat ja seda Facebooki gruppi, nagu sa ütlesid, süüdistas valitsus selles, et see on mingis mõttes moslemi vennaskonna haru. Kuid ma arvan, et see lihtsalt algas naljana. Ja eriti sellel suveperioodil, kui tudengid ei käi ülikoolis, kui lapsed ei käi koolis, nad näevad seda ja tahavad sellega liituda. Ja siis sellised arengud võivad kiiresti toimuda. Ja see Facebooki grupp kasvas 1,8 miljoni kasutajani. Ja egiptlased armastavad tehisintellekti. Ma mõtlen, et see, mida ma näen oma niinimetatud lääne sõprade seas, Euroopast ja USA'st, nemad ei kasuta tehisintellekti nii palju naljade tegemiseks. Kuid Egiptuses armastatakse tehisintellekti. Nad loovad terve päeva pilte. Ja see tundub olevat üsna süütu viis oma frustratsiooni ja igapäevaelu probleemide väljaelamiseks. Ma saan aru, et seda toidavad naljad, aga kui tõeliseks väljundiks poliitilisele frustratsioonile see on muutunud? No mõtlen, kas see on tõesti selliseks muutunud? Kas see on midagi sellist, millest kriitikud räägivad? See kindlasti juhtus. Ma mõtlen, egiptlased armastavad nalja teha, nad armastavad oma frustratsiooni naljadesse panna. Ja see on ideaalne viis seda näidata, sest see tundub süütu ja sa saad sinna oma huumorit sisse panna. Ja nagu sa piltidelt nägid, näed sa kõiki neid SpongeBobi paate mere all, näed neid vee all ummikusse jäänuna. Nad lõid isegi veealuse siseministeeriumi, mis on Egiptuses sotsiaalmeedias väga suur, et neid kindlasti pillata. Nad pilkavad kõrgeid eluaseme hindu, eluraskusi, kalleid gaasihindu ja nii edasi ja nii edasi. Üks Egiptuse pilt, nagu nägid, istus Patrick tüüpilises Egiptuse veoautos, sellest sai väljund frustratsioonidele. Aga mis on peamine kaebus nüüd? Kui usutav on see väide, et moslemi vennaskond on selle taga? Ja lisaks sellele, milline on praegu reaktsioon valitsusmeelsetes meediakanalites, riigi enda poolt? Räägi meile olukorrast. Ja ma mõtlen, et moslemi vennaskonda on alati kasutatud patuoinana. Ja Egiptuses on moslemi vennaskond täielikult maha surutud ja vaevu enam olemas. Ja ma arvan, et see annab moslemi vennaskonnale liiga palju au, kui öelda, et nemad on selle taga. Eriti arvestades, et selle lehe looja süütu välimusega 15-aastane tüdruk rääkis sellest avalikult, jagades, et ta alustas seda lihtsalt naljana, nagu egiptlastele meeldib teha. No aga ma ütlesin, Egiptuse sotsiaalmeedia on täis tehisintellekti poolt loodud pilte ja videoid. Ja ta ütles, et alustas seda naljana. Ja ma arvan, et moslemi vennaskonnale omistatakse liiga palju au, kui öelda, et nemad on selle taga. Ja see on lihtne viis Egiptuse valitsust toetavale meediale kasutada moslemi vennaskonda patuoinana ja relvana nende vastu, nagu nad oleksid selle loonud. Ja tähelepanu kõrvale juhtimine. Luua Käsnakalle meemid, et Egiptust destabiliseerida. Minu arvates läheb see päris kaugele. See on kindlasti originaalne, vähemalt minu siinsete reportaažide põhjal. Jos, aitäh, et olid meiega Kairost.